sarjast elu õiglased, aga karmid seadused. See on umbes niimoodi, et me kõik tahame lossis elada. Ilusas muinasjutu lossis. No siis me nagu tellime ka ja nagu üritame, eks ju, siis tuleme nagu, avamise päeval tuleme, maja avamisel tuleme nagu kohale, vaatame, what the heck, nagu, mis siis see on? Mingi liivaloss lihtsalt, liivaga tehtud lihtsalt nagu mingi plötserdis, mingi 5-aastased lapsed on plötserdanud mingi liivalossi. Ja siis me hakkame kõiki süüdistama, ütleme, et mis toimub, eks ju, et mina tellisin sellise suure võimsa lossi, et teil on siin mingi köki-möki esimene laine viib ära, eks ju. Et samamoodi on siin maailmas ka, et me ei ole nagu aru saanud, kui tähtsad on nagu inimlikud omadused. Lapsepõlvest saati, eks ju, ausus, tänulikkus, alandlikkus, abivalmidus, eks ju, empaatia, töökus, teistele enda ohverdamine, teiste heaoluks. Kui neid omadusi nagu ei ole hariduses ühiskonnas, kus ei ole nagu põhiline, ja siis loota nagu, et need inimesed, kes meie keskel on, kes meid juhivad, et nad ehitavad nagu meile losse ja piimajõed ja paradiisi, siis see on täielik illusioon. Sest ehitusmaterjalid on valed. Mitte valed või need ei olegi, lihtsalt liiv. Et kui inimeste omadused on hästi madalad, ostan, müün, vahetan, eks ju, kaupmehed juhivad, kelle mentaliteet on mitte negatiivne, aga nad peavad kontrolli alla olema, nagu ma alati olen rääkinud. Ja nii kui kaupmehed valitsevad maailma, eks ju, neil on see kasu aspekt on neil sisse kodeeritud nagu. Ja kui sellised vennad valitsevad, ühiskonna siis ongi see, mis on ja siis me nendest omadustest ka rääkisin. Ja samamoodi on ka meie saatusega. Et ma võin öelda, et Jumal, tunda pidevalt kibestumist ja pettumust ja ebaõigluse tunned, et Jumal, et miks on nii, et ma sündisin siin sellises kliimas, sellises riigis, sellisel ajastul, sellise kehaga, sellise mõistusega, sellise miinimumrikkusega. Miks ma nagu tunnen rahulolematust? Ja kui sa ei tea karma seadusest, see paistabki nagu ebaõiglane ja nagu vastik ei ole elujõudu ja entusiasmi. Aga selle liivalossi näite tõin, aga see ongi liivaloss. See, kuidas sa oled suhtunud väljaspool teistesse elusolenditesse, ta on tahtnud neid ainult ekspluateerida, olnud kehalises kontseptsioonis ja samastanud ennast kehaga, nagu me kõik, eks ju, siis tulemus on ka selline, et sul ei ole südames rahu. Ise, kui sa petad ennast korraks alkoholi, narkotsi või mingi väliste efektitamistega, oma nende rollimängudega, et olen rikas ja ilus või netis korraks näitad, nagu ma olen so happy, eks ju. Et täpselt sama tulemus, et sinu saatus, see, mis praegu on, see, kes sa praegu oled, on õiglane ja karm, aga armastuses, siis tulem sellest, kes sa oled olnud eile karma järgi või kes su alateadus praegult on. Võt sellest lihtsalt jälle tiite tõed, mida me peame endale korrutama, et maha rahuneda ja et nagu natukene pilt selgemaks läheks.